Kuivastu Kuressaare rännutee Kuikur viimane etapp Lilbilt Kuressaarde. No siin on näha 5 kilomeetrit ainult jäänud on ja tegu siis linna etapiga. Rahulikult linnariided seljas, et võtan siis selle viimase etapi ja jalutamine siis rohkem kergliiklust tee peale. Et ongi selline rahulik viimane etapp, ei ole siin midagi putkestamist. Kuikur rännutee, kõik need 8 etappi kulges Kuressaare Kuivastu maanteelt lõuna poolt. Aga ainult üks huviobjekt oli tegelikult maanteest ka põhja poole. Mis see oli? See jääb teile mõistatuseks, avaldan selle video lõpus. Kohe Kuressaare Kuivastu maantee on Suure Tullu Puhhe küla. Mitte nii väga sellest majutusvõimalusest ei tahaks siin rääkida, aga pigem on hakanud silma, et me huvitavad minigolfi rajad siin. Ja need on temaatilised selles mõttes, et iga rada tähistab mingit Saaremaa vaatamisväärsust. Kas või seesama, mis siin paistab, see võiks olla Kaali meteoriidikaater. Seal on Kuressaare suur sild ja ma ei tea, kas siis nüüd on talveperioodiks on osad atraktsioonid ära võetud. Siin on ka Vilsandi tuletorn, Valjala Pöide kirik ja muud sellist. See nüüd on näide võõrliigist siin. Ja mitte siis see pruun, mis on ilmselt koerakaka, aga siis nälkjad, kes seda siis himustavad ja söövad. Ja nojah, mis on siis öelda, et ühelt poolt on inimtegevus siin, et jätnud koera väljaheite kolistamata, teistpidi on inimtegevus ka selle võõrliigi siia sisse toonud. Upa teeristis on ka elektritõuksid, võiks ju võtta ja kiiresti kohale jõuda, aga ei, rännutee üks mõte oligi see, et läbin selle oma kondimootoriga. Kas see siis oli ratas, kanuu, supilaud, jalgsi. Praegu siis on rahulik linna jalutamine. See, et siia suure tee äärde kergliiklustee on tehtud, on ikka väga hea küll. Ma ei kujutaks ette, et peaks seal tiheda liiklusega Kuressaare Kuivastu maantee ääres kõndima, kui peaks linnast välja või linna tahtama matkata või jalutada. Vahepeal on vihma hakanud sadama, aga mida siit kergliiklustee äärest veel leida võib? Isegi hiir vist ära surnud siia. No nii, mis mul siin selja taha kohe jääb on silt Kuressaare 1563. See on siis aastaarv, millal Kuressaare sai linna õigused. Tegu on siis Saaremaa ainukese linnaga, kuurortlinnaga, eelkõige kui avastati mullutu Suurlahes ravimuda. Aegade jooksul on kandnud Kuressaarega nime Arensburg ja Kingissen. Võiks ju arvata, et rännak on tehtud, aga lähen linna rohkem sisse ka. Aga järgmise vaatab Auriga keskus, ehitatud 2008 ja siin Kuressaare kirde põhjaosas on palju kaubanduspinda, no siit on ka näha tanklat ja Bauhofi ka sealpool, lisaks ka Selver, Maxim, Magasin, Jysk, ainult nimeta. Ja mulle tundub, et Saaremaa on koht, kus ühe elaniku kohta on kõige rohkem müügipinda. Kuressaare tervisepark. Siin on 3 erinevad pikkusega rada, 0,6, 1 kilomeetr ja 2 kilomeetrit. Ja on valgustatud. Lisaks on siin ka päris korralik välijõusaal. Ja selle kõrval on ka seiklusrada. No seikluspark ilmselt on avatud ainult suveperioodidel. Aga talvel saab täiesti siin suusatada ja tehakse ka kunstlund. Jalutades siin eramajade piirkonnas, võib nimetada seda ka Roomassaare piirkonnaks, väga ilusaid maju on siin, loomulikult nõukaaegseid pärandit ja renoveeritud kujul, aga on ka uusi. Nii et siin piirkonnas, mitte siis ainult konkreetselt selle rännuteel, aga siin piirkonnas tasub niisama ka jalutada ja nautida Kuressaare majade ja arhitektuuri ilu. Jõudsin nüüd
Kuressaare lossiparki ja eemalt seal paistab loss. Kusjuures Kuressaare linnusest või lossist ma siin oma rännakul rääkima ei hakka, aga väike mälestuskivi on hoopis siia pandud Roomassaare Mudaravilale. See on siis näha aastatel 1876 kuni 1941, siis samas selle asukoha peal, kus siis kivi on, oli Mudaravila ja siin on ära toodud ka mõnede arstide nimed. Kuressaare linn ju kuurort linnaks sai oma kuulsa Mudaravila poolest või Mudaravi poolest, ehk siis meelitas inimesi siia ennast ravima. No nii, lõpuks jõuan oma rännutee lõppu, 8 erinevat etappi, Kuivastust Kuressaarde välja. Ja kus ikka seda lõpetada, kui mitte Saaremaa enda kirjaniku ja laulukirjutaja Albert Uustunnu juures. Taga paistab ka Kuressaare tuntub sümbol Kuressaare loss. No nii, nõjatume ka, nii nagu Albert siin nõjatub. Eks ta ikka ootab omasid ja ka teisi külla siia Saaremaale avastada Saaremaad. Sellega on siis minu rännutee lõppenud. Kui te arvate, et ma peaks tegema ka teistpidi rännutee Kuressaarest Kuivastusse ja eelkõige siis rohkem põhja poolt, siis andke teada, kas kommentaarides või võtke isiklikult ühendust või saatke e-mailile. Minu poolt siit praegu kõik ja näeme ikka õues. Kes juba arvas, et unustasin ära mõistatusele vastuse öelda, siis ei. Huviobjekt, mis siis Kuikur rännakul oli põhja pool Kuressaare Kuivastu maanteed, oli Presidendi allee. Noh, eks ta oli nagu mõlemal pool, aga vähemalt oli ka teisel pool teed. Kõik siis muu oli juba lõuna pool. Ja viimase faktina siis ka, et rännutee ise oli umbes nii pikk.